Trump tõstis tooni Iraani suhtes ja muutis tuumakriisi jõuprooviks kogu maailma ees. Sel neljapäeval, 30. aprillil 2026 tugevdab Ameerika Ühendriikide armee oma kohalolekut Lähis-Idas. Ja blokaad surub Teheraani majandust, viies Iraani valuuta järsult langusesse, samal ajal kui Iraan valmistub juba uueks protestilainetuseks. Trump kinnitab, et isegi Vladimir Putin ei taha näha Iraani tuumarelvaga. Sõnum on otsene ja karm. Režiim võib küll vastasseisule rõhuda, kuid iga päev ilma kokkuleppeta suurendab isolatsiooni, vähendab sisemist usaldust ja viib riigi veelgi sügavamasse kriisi. Kohe räägin sulle sellest kõigest, aga praegu tahad kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Trump ei pea ainult kõnet, ta avaldas uue sõnumi. Ta ütleb, et Iraan ei suuda end organiseerida, ei oska allkirjastada lepingut ilma tuumarelvata ja peab end kiiresti veenma. Avaldus tuli koos lausega aitab pehmusest keset ummikseisu läbirääkimistel, mille eesmärk on lõpetada sõda, milles on seotud Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Iraan. Kulisside taga kaalub Valge Maja Iraani sadamate blokaadi pikendamist. Ameerika ametnike hinnangul võib blokaad olla vähem riskantne kui ulatuslike pommirünnakute jätkamine. Piisavalt tugev, et survestada Iraani majandust seni, kuni režiim nõustub karmima tuumaleppega. Peamine nõue on endiselt selge. Iraan peab loobuma teest, mis võib viia tuumapommini. Blokaad tabab režiimi kõige tundlikumat kohta, naftat. Kui Iraan ei saa oma toodangut tavapäraselt eksportida, seisab ta silmitsi nafta ladustamise ruumi puudusega, tulude lähenemisega ja riskiga, et tuleb naftakaevud sulgeda. Al Jazeera poolt tsiteeritud spetsialistid märgivad, et kui blokaad jätkub, võib Teheran olla sunnitud tootmist vähendama, sest laod võivad kiiresti täituda. Kharhissar, Iraani peamine nafta eksporditerminal, on muutunud selle surve sümbooliks. Trumpi loogika on lihtne. Kui Iraani režiim sõltub naftast oma sõjamasina, relvastatud liitlaste ja piirkondliku kohaloleku rahastamisel, siis selle voo katkestamine tähendab Teherani võimu aluse nõrgestamist. See pole ainult diplomaatiline vaidlus. See on majanduslik lämmatamiskampaania, mille eesmärk on sundida Iraani valima läbirääkimiste ja omaenda finantsstruktuuri kokkuvarisemise vahel. Samal ajal saadab Ameerika Ühendriikide armee Lähis-Idasse rohkem vägesid. Washington Post teatas, et piirkonda on saadetud tuhandeid täiendavaid sõdureid, sealhulgas umbes 6000 pardal. Veel 4200 sõdurit amfiibrühmast Boxer oodati samuti piirkonda. Sõjaline kohalolek suurendab Ameerika võimet läbi rääkida. See sõjaline kohalolek on sõnum. Trump hoiab blokaadi, survestab kokkuleppele jõudmist ja teeb selgeks, et jõud on saadaval, kui režiim püüab aega võita. Valge Maja ei taha igal juhul avatud sõjaideed müüa, kuid ei soovi ka jätta muljet, et on Teherani pantvang. Seetõttu ühendab strateegia endas sõjalaevad, majandussurve, avaliku hoiatuse ja läbirääkimised ähvarduse all. Tulemus on juba Iraanis näha. Iraani raha langes ajaloolise madalpunktini, jõudes Reutersi andmetel 1 810 000 riaalini dollari kohta. Langus oli vaid 2 päevaga peaaegu 15% ning aastane inflatsioon ulatus Iraani kuu lõpuks 20. aprilliks 65,8%-ni. Blokaadi surve koos infrastruktuuri kahjustuste ja raskustega saada kätte tugevat valuutat on viinud Iraani majanduse šokiseisundisse. Kriis ei piirdu ainult numbritega. Kui valuuta kaotab väärtust, tõusevad toiduhinnad, palgad kaotavad ostujõudu ja elanikkond tunneb seda kohe oma nahal. Ringluses olevates uudistes on teateid murest uue protestilaine pärast, sest inflatsioon, tööpuudus ja elukalliduse tõus tabavad just kõige ohtlikumat punkti iga suletud režiimi jaoks, rahva kannatlikkus tänavatel. Sõjauuringute instituut märkis samuti, et Iraani peamine riikliku julgeoleku otsustusorgan valmistub võimalikuks protestilainetuseks majandusliku olukorra halvenemise ja sotsiaalse surve tõttu. See näitab, et Teheran mõistab riski. Režiim võib küll püüda retoorikas blokaasile vastu seista, kuid teab, et langev majandus võib tekitada sisemise lõhe, mida on raske kontrollida. Trump panustab just sellele lõhele.
sõnum on, et Iraani režiimi ei kukutata tühjade lubadustega, vaid reaalse survega rahale, naftale, kaubandusele ja sõjalisele võimekusele. Idee on võtta Teheranilt ära mugavus pidada läbirääkimisi ilma kuludeta. Iga blokaadipäev suurendab survet. Iga seisma jäänud laev, iga sihtkohata barrel ja iga valuuta langus tugevdavad sama sõnumit. Samal ajal püüab Washington muuta Putini seisukoha Iraani jaoks piinlikuks olukorraks. Kui isegi Venemaa, Teherani oluline partner mitmel rindel, ei soovi näha Iraani tuumarelvaga, jääb režiim rahvusvahelises narratiivis veelgi isoleeritumaks. Trump kasutab seda, et öelda, et see küsimus ei ole ainult Ameerika nõudmine. See on punane joon, mida tema sõnul tunnistab isegi Moskva. See punkt on oluline, sest Iraan on alati püüdnud esitleda oma tuumaprogrammi kui rahvuslikku õigust ja suveräänsuse sümbolit. Aga Trump püüab vestluse keskpunkti muuta. Probleem ei seisne energias, teaduses ega rahvuslikus uhkuses. Probleem seisneb selles, et lubatakse režiimil, keda süüdistatakse relvastatud rühmituste rahastamises ja Lähis-Ida destabiliseerimises, saada juurdepääs tuumarelvale. Selles kontekstis ei kujutata Teherani ohvrina, vaid ohuna. See on Teherani jaoks karm hinnang. Kui Iraan püüab vastu seista, hakkavad teised piirkondlikud jõud oma huvide kaitseks tegutsema. Araabia Ühendemiraadid otsivad naftas iseseisvust. Israel annab märku, et on valmis taas tegutsema, kui saab Ameerika Ühendriikidelt rohelise tule. Ameerika Ühendriigid suurendavad oma sõjalist kohalolekut. Ja Trump püüab kasutada Putinit veel ühe tõendina, et Iraanil hakkab võimalusi nappima. Iraani režiim üritab endiselt reageerida. Teherani võimud räägivad vastupanust. Nad süüdistavad Washingtoni sisemise lõhe tekitamises ja nõuavad läbirääkimiste juurde naasmiseks blokaadi lõpetamist. Kuid seni on Ameerika vastus olnud surve jätkamine. Trump andis mõista, et ta ei nõustunud ettepanekuga, mis avaks Hormuzi väina, jättes tuumadebati hilisemaks. Tema arvates tähendaks see leevenduse andmist enne peamise järeleandmise tegemist. Seetõttu ei esine fraas aitab küll leebusest eraldiseisvana. See võtab kokku Ameerika uue strateegia etapi. Esiteks, rünnakud vähendasid Iraani sõjalisi võimekusi, ütles Trump. Seejärel tuli relvarahu. Nüüd algab majandusliku lämmatamise faas, kus laevad, nafta, valuuta ja läbirääkimised on peatatud. Teheranis on veel trumpe varuks, kuid mänguruum on väiksem. Iraani sisepoliitikas kasvab oht, sest elanikkond tunneb kriisi mõju enne eliiti. Kui toidu hind tõuseb, kui valuuta kaotab väärtust ja kui töökohad kaovad, liigub surve kabinetist tänavatele. Just selles punktis kardab režiim kõige rohkem kontrolli kaotada. Represseerimine võib mõnda aega proteste ohjeldada, kuid see ei lahenda inflatsiooni, sissetulekute puudumist ega usalduse kokkuvarisemist. Trumpi jaoks on just nüüd aeg survet suurendada, mitte taanduda. Ameerika president tahab näidata, et Iraanil on väljapääs ainult siis, kui ta nõustub lepinguga, mis takistab tuumarelva hankimist. Ja vestlus Putiniga aitab selle narratiivile kaasa, sest võtab Teheranilt võimaluse väita, et surve tuleb ainult Washingtonist ja Iisraelist. Kui ka Moskva ei soovi seda pommi Iraani kätte, muutub isolatsioon veelgi tugevamaks. Praegu keerleb asi ühe praktilise küsimuse ümber. Kui kaua suudab Iraani režiim vastu pidada ilma, et loobuks millesti keskseks? Raha väärtus on juba langenud. Nafta on kinni, merenduskaubandus on surve all, protestid tekitavad siseturvalisuses muret ja Ameerika sõjaline jõud piirkonnas kasvab. Blokaadist on saanud Trumpi peamine tööriist, et suruda Teherani kokkuleppele. Lõpuks on sõnum lühike. Trump on pannud Iraani kibeda valiku ette, kas nõustuda tuumarelvata kokkuleppega või jätkata raha, mõju ja stabiilsuse kaotamist. Ja jutt Putinist rõhutab selle kriisi kõige tundlikumat punkti. Isegi Moskva ei taha näha, et Teheran selle piiri ületaks. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.